Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Ma jätkan sealt, kus hea kolleeg Peeter Ernits lõpetas, et kui palju 300 meetri kõrguseid tuulikuid meil 5 aasta pärast on. Ma ütlen, et ühtegi ei ole juurde tekkinud. Ja mulle tundub, et ka minister härra Sutt ei usu ise ka enam sellesse tuuleparkide arendusse, sest tegelikult, kes tegelevad meil tuuleparkide arendusega praegust? Väiksed omavalitsused, Vinni vald, Väike-Maarja vald, kus elab 6000 inimest, 7000 inimest heal juhul, ja nemad siis tegelevad Eesti riigi energeetikakavaga aastaks 2030, kus peaaegu 100% peaks olema taastuvenergiat. Aga kõnekad ju olid ka ministri vastused, et kõike ju tehakse kohalike omavalitsuste kogukondadega ja koostöös ja ainult kõige parematesse kohtadesse ja seda kartulit veeretatakse, kuuma kartulit või vastust, või pigem võiks öelda, et vastutust püütakse väga hajutatult teha. Ja tegelikult on ka väike paanika. Väga imelikul ajal, natukene aega enne kohalike omavalitsuste valimisi saatis tõepoolest majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo omavalitsustele kirja, milles siis palutakse üleriigilise ülevaate koostamiseks teada anda, millises ajakavas on omavalitsustel plaanis planeeringuprotsessiga edasi liikuda. Kujutage ette, et saada üleriigilist ülevaadet, et neil siiamaani puudub ülevaade. Ja ega siis Keldo ei saanudki ju õigeid vastuseid, kuna kohe kuulutati välja kohalike omavalitsuste valimistulemused ja vahetusid ka koalitsioonid. Väga paljudesse omavalitsuste volikogudesse said tuuliku vastased, apoliitilised kogukonna aktivistid, kes ütlesid, et ühtegi tuulikut ei tule. Ja ma arvan, et nende sõna jääb ka maksma. Aga sellist leigust isegi on ette heidetud ka ajakirjanduses, et näete, ENMAK ilmus ilma igasugust paanikat tekitamata. Aga mina tahaks ka kohalikele omavalitsuste aktivistidele ja kogukondadele südamele panna tõesti, et ärge minge selle pettusega kaasa. Tuuleenergia ei ole kasumlik, on kahjulik. Eesti Energia juht Andrus Tureiko tunnistas ka hiljutises intervjuus selgesõnaliselt, et ettevõte lõpetab hiiglaslikud investeerimisprojektid, kuna need ei ole toonud loodetud tulu. Eesti Energia on investeerinud tuuleparkidesse ligikaudu 1,1 miljardit eurot, kuid madala tootmishinna tõttu ei ole need investeeringud enda ära tasunud. Ja fookus ei ole enam uute tuuleparkide rajamisel, vaid investeerimisvõime taastamisel ja seejärel pankrotistunud tuule- ja päikeseparkide kokkuostmisel. Aga mida see tähendab omavalitsustele? Teile ju lubati, et tulevad tuulepargid toovad kohalikku rikkust, talumistasu, tulubaasi suurenemist omavalitsuse kasumi omavalitsuse eelarves. Aga tegelikult me seisame silmitsi pankrotistuvate tuuleparkidega, mida siis Eesti Energia plaanib kokku hakata ostma. Aga kujutage ette, pankrotivarade puhul ei olegi lootust saada mingeid talumistasusid, ei ole lootust saada ka kohalikke kasu ja kõik need, mis on teile lubatud, need pudrumäed, heal juhul olete tubli ja kergemeelne või naiivne võlausaldaja. Ja mis on nagu kõige kurvem, palun 3 minutit aega. 3 minutit lisaaega, palun. Mis on nagu kõige kurvem, et vaatamata sellele, et meil on need tuulepargid ju veel nii-öelda planeeringutest, on meil juba kehtestatud makse,
juba käesoleva aasta jaanuaris te nägite, oli tasakaalustamise võimsuse tasu 3,73 eurot megavatt-tunni kohta. Ja lisaks tuleb veel elektri edastamise arvele varustuskindluse tasu. Et kõik ju, võiks öelda, te mängite mingit rahapesumängu või mingit lootust, aga samal ajal mängides seda utoopiat või loosungit tuuleparkidega jääb tegemata ju päris töö, päris varustuskindlus, päris juhitav energia. Tegelikult oleks vaja juba päris praegu hakata tegelema juhitavate võimsustega. Võib-olla tuumaenergia jääb liiga kaugesse tulevikku, aga ma leian, et meil on oma maavara olemas, meil on olemas oma põlevkivi, hakkame juba uuendama, teeme need kaasaegsed katlad, teeme need korralikud energiatootmisseadmed, mille puhul ei pea kartma, et teie kliima hakkab siin soojenema, aga see oleks nagu päris asi, mida teha ja lõpetaks selle tuuleenergia utoopia ära, et see liigub pankrotikursil ja Eesti riik liigub koos selle utoopiaga pankrotikursil, kui me kohe ei hakka tegelema. Nii et minister, võtke töö ülesanne, hakake tegelema põlevkivi energeetikaga. Ma tänan. Suur tänu.